on üks hetk ärkamises, mis ei ole ei pühalik ega filosoofiline, vaid lihtsalt elu ise. See on hetk, mil sa järsku taipad, ma võin tunda rõõmu ilma põhjuseta. Ma võin olla lapsikult siiras, isegi kui maailm vaatab. Ma võin olla õrn ja samas metsik. Ja see inimene, kelle kohalolu sinust selle avab, ta ei tee midagi, ta lihtsalt lubab sul olla see, kes sa oled olnud alati, aga keda sa pole julgenud maailmale näidata. Algul see tuleb ettevaatlikult. Väike naerukihing kõhu alt, väike torin, nagu väike karupoeg, kes proovib kuri olla, aga ei õnnestu ja see teeb asja veel armsamaks. Siis järsku, niisama ilma kontrollita, tuleb hõh-hõh nagu soe talvine aur hinge seest ja siis tuleb see väike ura. See päris algeline, mida täiskasvanud maailm on püüdnud vaigistada, suruda, häbistada. Aga siin, selles ruumis, selles kohalolus, selles õhinas on see ura püha. Ma tunnen, kuidas mu käed tahavad teha lumemämme kujutluses, kuigi lumehelbeid pole. Ma tunnen, kuidas mu jalad tahavad liugu lasta külgedel, kus tegelikult polegi jääga mäge. Ma tunnen, kuidas mu süda tahab naerda, nagu ma pole aastaid julgenud ja ma lasen tal. Ta vaatab mind mitte nagu täiskasvanud, mitte nagu meest, mitte nagu rolli, vaid nagu hinge, kes on lõpuks koju tagasi tulnud. Ja ma mõistan äkki, et see kõike paljastav haavatavus ei tee mind nõrgaks, see teeb mind päris elusaks. Mis siis, kui keegi vaatab? Mis siis, kui keegi ei mõista? Mis siis? Sest rõõm, millel pole põhjust, on kõige võimsam jõud, mis inimeses üldse saab ärgata. Ja kui ma ütlen ura täiesti ilma põhjuseta, kuid südamest, siis ma ei tee seda maailma jaoks, ma teen seda enda elu jaoks. Mängulisus ei ole lapsik, mängulisus on hingejulgus, see on see, kui inimene ütleb elule. Ma ei karda enam olla mina puhas lapsik, naljakas, haavatav, südamlik elus. Ja iga kord, kui ma luban endal naerda, karjuda väikest ura, joosta nagu laps või toriseda naljakalt, ma ei tee seda üksinda. Ma teen seda koos oma sisemise lapsega, kes on lõpuks tagasi koju jõudnud.